Head külalised, täna meie stuudios on inglise keele õpetaja Keri. Tšau kõigile. Ja esimene küsimus, mis ainet te õpetate ja kui kaua olete õpetajana töötanud? Ma õpetan inglise keelt. Ma olen nüüd siis õpetajana töötanud septembrist ehk 5 kuud. 5 kuud umbes, jah. 5 kuud ja 10 päeva peaks olema, kui ma täpselt tean. Ja. Mis teile oma aine juures kõige rohkem meeldib? Oma aine juures kõige rohkem meeldib? Ma ütleks, et inglise keele juures kõige huvitavam osa on see kultuur. Et keel ise on väga huvitav, mulle väga meeldib, aga kultuur ja kõik see nagu riigid ja need on väga huvitavad. Väga huvitav. Mis asutuse teie lõpetasite või veel õpite? Ma olen lõpetanud siis 3 kooli. Kuressaare vanalinna kool, mis oli mu põhikool. Siis ma käisin Kuressaare gümnaasiumis ja siis sealt läksin edasi Saaremaa gümnaasiumisse. Ja nüüd hetkel ma õpin siis Tallinna Ülikoolis. Kui palju kodutööd te tavaliselt annate? Ma proovin anda kodutöid minimaalselt, sest mu filosoofia on see, et õpilane peaks tunnis saama hakkama kõigega, mis meil ette tuleb. Ja kui väga vaja, siis muidugi ma panen kodutöid, aga ma eelistaks mitte. Kuidas te hindate, kas rohkem kontrolltööd, arvestused või jooksev hindamine? Ma ütleks, et rohkem jooksev hindamine. Et minu jaoks on väga tähtis näha, kuidas õpilasel endal läheb paremini ja kuidas tema areneb. Et ma hindan selle põhjal, et ma proovin minimaalselt teha nagu kontrolltöid, asju, kus nad peavad tuupima sõnu endale pähe. Kas olete rangiõpetaja, mis reeglid teil tunnis on? Isiklikult ma ütleks, et ma ei ole rangiõpetaja, aga mul on reeglid. Ma sättisin ette igale klassile, mis mul on, 15 reeglit ja siis nad said ise valida, mis reegleid nad enda klassis kasutada soovivad. Et nad ise valisid oma reeglid. Ja. Milline on teie arvates hea õpilane? Hea õpilane. Keegi, kes on viisakas ja valmis proovima. Ma ei oota, et sa tead inglise keelt perfektselt. Ma ei oota, et sa oled mingi ekspert. Ma lihtsalt ootan, et sa proovid ja näed vaeva. Mis on teie lemmiktoit? Mu lemmiktoit on maasikajäätis. Miks? Miks maasikajäätis? Mul lapsepõlvest saadik vanaema kogu aeg, kui ma tema juurde läksin, tal oli alati maasikajäätist ja ma ei tea, mul lihtsalt meeldib maasikajäätis. Millega teie tegelete vabal ajal? Vabal ajal ma tegelen vabatahtliku tööga. Ma olen Tallinna Ülikoolis siis vabatahtlik, et kui tavalisel koolil on õpilasesindus, siis ülikoolil on üliõpilasesindus. Ja ma olen siis selle esimees ja siis ma tegutsen seal ja korraldan üritusi. Kas teil on hobi? Kas mul on hobi? Jaa, hobisi on nii palju, kui ma jõuan tegeleda nendega, mis ei ole väga palju. Mulle väga meeldib näiteks videode monteerimine ja logode disainimine arvutis. Et see on väga huvitav minu meelest. Kas teil on mõni lemmikfilm või seriaal? Jaa, mul on lemmikseriaal. See on Netflixis Dark. See on üks saksa saade. See on väga-väga huvitav minu meelest. Ja see võtab nagu time travelingut siis täiesti teisest maailmast. Et see on väga huvitav minu meelest. Kui te ei oleks õpetaja, mis ametit te teeksite? Ma sattusin suht juhuslikult siia õpetaja rolli, aga kui ma ei oleks õpetaja, siis ma oleks tõlk eesti-inglise keele vahel. Et ma võtsin ülikoolis praktikana siis endale keeletõlgi. Ma käisin Luisa tõlkebüroos praktikal ja siis ma vaatasin, kuidas tõlkeprotsess ja kõik see on. Tõlkimine minu meelest väga huvitav. Mis oli teie lemmikaine koolis, kui ise õpilane olite? Noorena mulle kõige rohkem meeldis tehnoloogiaõpetus, et arvutiklassi õpetaja või tehnoloogiaõpetajaga, et meil oli, tegime nagu neid tavalisi tunde, kus ta õpib programmeerimist ja kõike seda. Kas on teil kodus lemmikloom? Kas mul on kodus lemmikloom? Ma elan ühikas, nii et mul kahjuks ei ole lubatud lemmikloomasid. Mul oli Saaremaal merisiga, Oskar, ta on väga armas. Mis on üks huvitav fakt teie kohta, mida õpilased tavaliselt ei tea?
huvitav fakt. Kui ma ostan karastusjooki ehk jooki, kus on gaas sees, siis ma raputan selle välja, sest mulle ei meeldi see tegelikult. Aitäh! Aitäh teile, jah! Miks te otsite karastusjoogid, kui te... Mulle meeldib selle maitse. Fanta maitseb väga hästi, mulle lihtsalt ei meeldi need gaasid seal sees. Nii et ma raputan need välja.